sellega. Et me rääkisime eelmine kord või vähemasti mina rääkisin ja võib-olla mõni ka kuulis Kristuse ülestõusmisest. Eks ole, kuna tegemist oli ju ka ülestõusmise pühaga ja see on aasta kõige suurem ja olulisem püha ja mingit pidi võib öelda, et ongi ju ka kogu kiriku ja kristliku usu kõige kesksem asi üldse see kuulutus, et Kristus on tõesti surnust üles tõusnud ja sellega ka meile tegelikult igavese elu uksed avanud. Et siis selle, mida patulangemise loos meie esimestel esivanematel juhtus parimast tahtmisest hoolimata, läks nagu alati. Eks ole, tuli surm maailma, siis selle pööras tagasi siis Kristus kui see teine Aadam, nagu kiriku keeles teda nimetatakse. Et see surm, eks ole, ei ole ju mitte inimese loodupärane osa. Kui me loeme piiblit, siis selgub ikkagi, et inimene on loodud igavikuliseks olendiks, nii nagu Jumal, nii nagu inglid ja kõik teisedki. Aga patulanguses siis, kui inimene rikkus selle oma loodupärase osaduse loojaga ja seeläbi tegelikult ka kogu muu looduga, siis surm sai Jumala poolt nagu kingituseks inimesele mõnes mõttes või nagu lahenduseks sellest, et inimene ei peaks nüüd igavesti elama sellises olukorras, nagu ta patulanguses sattus olema. Ja kui me mõtleme selle peale, et kui peaks see elu meil niisugusel kujul, nagu ta me praegu on kestma igavesti, siis see oleks iseenesest juba põrgulik küll. Et see on ju muidugi, unistada on ju tore sellest, et elada hästi kaua. Ja selle kohta on ju ka kirjutatud igasuguseid põnevaid raamatuid, eks ole, ulmekaid, et kuidas siis oleks, kui inimesed elaksid lõpmatult. Aga üleüldiselt, kes ikkagi vähegi kauem maailmas on elanud ja suudab natuke ekstrapoleerida oma kujutlustes, siis üldiselt kõik jõuavad siin, et ega väga pikalt ikka vastu ei peaks. Võib-olla mõnisada aastat. Aga siis oleks ikkagi ühel hetkel see piir, et aitab küll. Ja see haakub selle piibli kuulutusega, jutustusega sellest, et surm on mõnes mõttes nagu niisugune jumalapoolne kingitus ja lahendus selleks, et inimene ei peaks mitte igavesti siis elama selles olukorras, milles seda patulanguses on sattunud. Aga kuna inimene on ikkagi igavikuline olend, siis ka surmas ei hävine inimese see vaimne pool täielikult, et inimene küll selle maise eksistentsi kaotab, oma terviklikkuse vaim, hing ja ihu, eks ole, lagunevad 3 eraldi osaks, mis muidu peaks moodustama terviku. Ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud, ütleb koguja raamat Vanast Testamendis. Aga ütleme, see maine eksistents, see on piiratud siis ajaliku surmaga pärast patulangust. Ja nüüd, eks ole, Kristus on siis mida teinud, saanud uueks Aadamaks, et nagu ka pealkiri ütleb, et nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse kõik elavaks Kristuses. Ehk siis, et kui esimese Aadama kaudu tuli surm maailma ja nendele, kes on selle Aadama järel tuli, siis nüüd Kristus oma surma ja ülestõusmisega pakub siis vastupidist, ehk siis igavest elu kõigile, kes siis usu ja ristimise läbi on temaga ühendatud, ehk siis saavad tema selle uue inimkonna osalisteks. Nii et võib öelda küll, et siis see Kristuse ülestõusmine ja sellega ülestõusmine püha ka on, eks ole, selle uue inimkonna alguse, uue maailmakorra alguse püha. No vot, nii et sellest me siis eelmine kord rääkisime, miks on siis põhjust arvata, et see Kristuse surnust ülestõusmine tõesti oli ajalooline sündmus, et see ei olnud mitte lihtsalt jüngrite fantaasiavili või kujutlus, et mis iganes põhjusel
vaid et see päriselt ja reaalselt ka on aset leidnud. Ja selle kohta tõesti on tõendeid piisavalt, mis annavad põhjust seda uskuda. Ja selle kohta on ka eesti keeles olemas raamatuid ja internetist leiab ammugi veel ka lisamaterjali, keda huvitab see teema lähemalt. Ja selle kõigega me oleme usutunnistuse käsitlemisel jõudnud juba selle keskmise osa õige lõpupoole, eks ole, me oleme rääkinud usutunnistuse jälgedes käies, eks ole, me usume Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, meie issandasse, kes isast on saadud enne kõiki aegu. Noh, okei, nüüd tuleb meil nii ka usutunnistus siia sisse, eks ole, oleme rääkinud sellest, et enne kõiki aegu Jumal Jumalast, valgus valgusest, oli Jumal tõelisest Jumalast sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne isaga, kelle läbi kõik on loodud. Ja siis see osa, et ta on meie inimeste pärast ja meie õndsuseks alla tulnud taevast, lihaks saanud püha vaimu läbi neitsi Maariast ja inimeseks saanud, kannatanud Pontius Pilatus ajal meie eest risti löödud, maetud ja 3. päeval üles tõusnud surnuist pühade kirjade järgi. Ehk siis vastavuses sellega, mida inimeste siis Vana Testamendi ettekuulutused kõnelesid, see on pühad kirjad apostlite keelepruugis. Ja nüüd on jäänud selles osas veel siis see, mis siis edasi sai, eks ole, üles läinud taeva, istub Jumal oma kõige väelise isa paremal käel. Mis on ütlemata ilus ja oluline teadmine, et jällegi taevas, millest me räägime kristlikus kõnepruugis, see ei ole mitte mingi hulk kilomeetrid maapinnast kõrgemal, eks ole, ei pea küsima, kuidas ta seal hingata saab ja kas ta seal ära ei kõrbe või ära ei külmu ja kosmiline radiatsioon ja igasugused taevakäed, mis seal kihutavad, et kas need talle pihta ei lähe. Et mitte sellest taevast ei ole juttu, eks ole, vaid sellest Jumala niisugusest olemisfäärist, mis jääb väljaspoole meie masinatega mõõdetavat ja inimkogemusega haaratavat aegruumi, meie seda 4-mõõtmelist maailma. Meil on raske ette kujutada, kuidas on, kui siin füüsikud räägivad 11 või isegi 26 dimensioonist, eks ole, kuidas see saab olla, aga siin ongi mõnes mõttes nagu need usu küsimused, et mõned asjad ongi võimalik ja tegelikult suurem osa asju muidugi elus ongi vaja lihtsalt usus omaks võtta, me ei saagi neid tegelikult mõista või katsetada või kuidagi kindlaks teha. Aga mis on oluline teadmine, et siis seesama Jumala ainusündinud poeg, kes on saanud inimeseks, kes on meie eest kannatanud, surnud ja üles tõusnud ihulikult, eks ole, on läinud taevas, istub isa paremal käel, ehk siis on seal kohe Jumala oma isa juures, eks ole, temaga kõige lähemal võimalikul moel ühendatud ja ta on seda samas ka inimesena, eks ole, et Jumal, kes sai inimeseks, on jätkuvalt inimene. Nii et ta ei ole kuidagi oma seda inimlikkust kaotanud. Et see on jällegi asi, mille üle on ilus ja huvitav mõtiskleda, et kuidas see siis on. Ja milline on see üles tõusnud ihu. Et see on hoopis mõnes mõttes täpselt see sama ihu, mis risti löödi, mis enne oli, ja need naelaarmid on seal jätkuvalt alles, aga samas on see ihu ikkagi hoopis uues kvaliteedis ja teistsugune. Nii nagu apostel Paulus ütleb, et surnud üles tõusmine on nii, et kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles, autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles, maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Ehk siis see ihu, mis meil on üles tõusmises, on hoopis teises kvaliteedis ja teistsugune, aga samas nagu ikkagi täiesti reaalselt meie enda ihu. Nii et jah, see on ka omaette huvitav teema muidugi, kuidas see on, et ega meie ihu siin maa pealgi ju muutub elus väga palju, mida kauem me elame, seda rohkem ta muutub, eks ole, ja neid aineosakesi, mis selle moodustavad, need ju vahetuvad järjest, et ei pea nüüd kujutlema seda, et Jumal siis nüüd peab täpselt need samad aatomid välja otsima, mis kunagi
moodustasid inimesihu, et kuidas see saab olema, see on kõik niisugune asi, mida me ilmselt siis saame teada, kui see aeg kätte jõuab meie jaoks. Aga mingeid kujutluspilte sellest siiski meil on olemas. Ja muuhulgas ka, kui me vaatame evangeeliumitest kirjeldusi selle kohta, et milline siis üles tõusnud issand ise oli, ei pidanud teda lukustatud uksedega ega sõltunud ta ajast ja ruumist, et tal oli võimalus ümber paikneda väga kiiresti erinevate kohtade vahel. Aga samas oli täiesti reaalne ihu, et ta sõi ja jõi koos oma jüngritega, käis koos nendega teed. Nii et see on ikkagi täiesti reaalne inimlikkus, mis ka üles tõusmises meid sootab. Ja samas kuidagi hoopis teisiti. Nii et on asjad, mida me saame lihtsalt usus vastu võtta ja oodata ja teada, et meil on mida oodata. Ehk siis jällegi, et see, mis ootab meid ees igavikus, ei ole mitte meie praeguse olemisviisi jätkamine lõpmatuseni, vaid ikkagi elu hoopis uues kvaliteedis ja uuel moel. Aga nüüd, mida usutunnistus veel ütleb, eks ole, et üles näinud taeva istub isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Või siis ikka ja usutunnistus järgi tuleb kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui minu vana pea mind ei peta, siis me oleme natukene rääkinud sellest kohtumõistmisest ka. Aga põgusalt siis veel kord, et on siis kahte sorti kohtumõistmist, eks ole, üks on see, mis leiab aset siis inimese surmahetkel ja mis määrab ära tema selle igavikulise saatuse, kas taevas või põrgus. Ja see on siis see, et põhimõtteliselt siis, et millises suhtes oled sa oma surmahetkel Jumalaga, kas sinu suhe temaga on korras, kas sa oled vastu võtnud selle lepituse ja lunastuse, mida Jumal Kristuses sulle pakub, eks ole, selle lahendusele, päris patu olukorrale. Kas sa oled võtnud selle andeks andmise vastu või oled sa siis nii-öelda patuseisundis, siis Jumala endast eemale tõrjunud ja selles andestamatuse, et Jumal küll tahab sulle andeks anda, aga sina ei taha andeks võtta, või vastu võtta seda andeks andmist. Ja see määrab ära, millise igaviku inimene endale valib, eks ole. Ja siis on see üleüldine see kohtupäev, kui saab siis avalikuks ja ilmseks, kes millise osa on valinud ja milline on nende saatus. See on siis see viimne kohtupäev, kui Kristus tuleb taas kirkuses, et siis ta juba tuleb väes ja hiilguses ja lõpetab kogu selle maailma ajastu ära. Siis tuleb selle maailma lõpp. Et see maailm ei ole mitte ka igavene, see füüsikaline maailm siin ühel hetkel on ta alguse saanud, ühel hetkel ta lõpeb ära, aga selle maailma lõpp on ka meie jaoks alles tõelise igaviku valgus mõnes mõttes. Ja nii, et tuleb kirkuses kohut mõistma. Ja nüüd usutunnistus läheb edasi siis kolmanda osaga, kui me ütleme, et me usume pühasse vaimusse ja üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Jällegi selle ihu üles tõusmise igavest elu osas me oleme juba natukene kõnelnud, aga seal vahepeal siis meil on oluline veel rääkida pühast vaimust ja sellest, mida püha vaim teeb ja kuidas ta asju ajab. Võtan siit mõned märkmed ette, muidu ma olen väga hajevile, et püha vaim on siis Jumala kolmainsuse kolmas isik, et ta ei ole lihtsalt mingi energia või vaim, vaid ta on ikkagi isikuline olend, nii nagu meie igaüks oleme isikud. Lihtsalt selle vahega, et kui meil on ühes inimeses kolm isikut või ühes inimeses üks isik, siis Jumalas on ühes Jumalas kolm isikut, eks ole, isa, poeg ja püha vaim. Ja seesama püha vaim on olnud tegev maailma algusest peale ka siin maailmas ja kõige nähtavamalt on ta olnud tegev muidugi evangeeliumi lugudes, kui loeme näiteks Jeesuse ristimisel, ta laskub tuvi kujul alla Jeesuse peale, kui ta tuleb ristimisveest välja sealt Jordanist
ja hääl taevast ütleb, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Või siis nelipühapäeval, kui apostlid, eks Jeesus on üles läinud taevasse, apostlid on koos palvetamas ülemises toas ja siis püha vaim laskub nagu tuleleekidena nende igaühe peale, nii et just nagu tuleleegid hiilgavad nende pead siis. Ja sellepärast ka püha vaimu sümboliteks ongi nii tuvi, kui ka on siis tuleleek, et kui kirikutes ka ringi käia, siis tihtipeale me näeme neid sümboleid, nii tuvi kui ka tuld. Ja siis me teame, et need on viited pühale vaimule. Ja tema on siis see, kes meid pühitseb ja kirikut käimas hoib. Et mõnes mõttes võib öelda, et püha vaim on nagu mootor auto jaoks. Et kui autos mootorit küll ei näe, aga sa teda kuuled ja ta kuidagi seal ikka on ja hoiab seda käigus samamoodi püha vaimuga, et ega me ihusilmaga teda ei näe, aga me näeme seda, mida ta teeb. Et ta inimesi kutsub, kogub, pühitseb, õpetab neid mõistma pühakirjad, et meiega, kui me tahame aru saada sellest, mida piibel meile õpetab, mida kirik kuulutab, mismoodi üks või teine asi on ja mida see tähendab, siis kõige otstarbekam on alustada sellest, et palvetada püha vaimu poole ja paluda, et püha vaim meile selle asja selgeks teeks, õpetaks meid seda mõistma. Ja sellest ka Jeesus evangeeliumis päris palju räägib ja annab meile mõista, et püha vaim on kõige suurem ilusam asi, mida Jumalalt endale paluda. Et kui Jeesus näiteks räägib ka tähendamissõnas sellest, et kui me inimestena, kes me oleme kurjad, nagu Jeesus ütleb, oskame anda häid ande oma lastele, siis ta ütleb, kui palju enam siis isa taevas annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Ehk siis ta nagu viitab sellele, et kõige olulisem, kõige tähtsam asi, mida Jumal saab meile anda, on püha vaim siin maa peal. Ja nii see tõesti on, sest püha vaim on ju tegelikult Jumal ise, eks ole. Jumal annab meile iseennast ja püha vaim ristimises tuleb meie sisse elama, me saame tema templeiks. Tempel teadupärast on ju niisugune hoone, milles mingil kombel Jumal elab, eks ole. Kristluses selles mõttes templeid ei ole, et meil ei ole mingit niisugust Jumala kuju või asja, aga nendes polüteistlikes usundites, ehk siis kus on need palju jumalaid igasuguseid, mõtleme Vana-Rooma peale näiteks või Vana-Kreeka peale, see oli täiesti tavaline, et kõik kohad olid templeid täis. Igas templis oli oma Jumal, tavaliselt mingisugune kuju siis võib-olla, kas siis mõnes religioonis siis kuju, mis viitas sellele Jumalale, keda seal templis teeniti, aga paljudes religioonides ka täiesti reaalselt usutigi, vaat see kuju ongi see meie Jumal, eks ole, keda me teenime. Ükskõik siis milline krokodill või koll ta parasjagu oli, eks ole, et vaat selles templis elab see Jumal. Ja nüüd kristluses ongi templiks iga ristitud inimene ja ta on selleks püha vaimu templiks, kelle sees elab Jumal oma pühas vaimus ja keda siis Jumal tahab pühitseda ja õpetada. Ja ta kõneleb meile nii südametunnistuse hääle kaudu kui ka vahel ka väga selgesti mingil moel või teisel. Ja tema eesmärk on pühitseda meid, et me saaksime päev-päevalt aasta-aastalt aina enam meie õnnistegija Kristuse sarnasemaks. Et kristlus, nagu me oleme rõhutanud, on väga praktiline religioon, et see ei ole lihtsalt mingite tõdede omaks võtmine, mingi intellektuaalne nõustumus mingisuguste õpetustega, vaid see ikkagi tähendab ka seda, et me püüame läbi kogu elu aina enam kasvada Kristuse sarnasemaks, aina enam siis seda käsku järgida, mis ütleb armasta Jumalat kogu oma mõistuse ja kogu oma südamega ja kõigega, mis sul on ja oma ligimest nagu iseennast. Väga praktilistes asjades. Ja kui me vaatame
kiriku ajalukku või pühade inimeste eeskujule, keda kirik tunnustab pühakutena, siis me näeme, et see on ka asi, millega nähaksegi vaeva terve eluaeg, et selles kasvada. Aga samas inimene ei tee seda üksi, vaid Jumala püha vaim, kes tema sees elab, aitab teda siis selles ja kasvatab teda. Aga tähtis on, et inimene sellele pühale vaimule vastu ei tööta või tema ees ust kinni ei pane ja ütle, et ma ei kuule sind. Et sina siin tahad mind küll nügida ühes suunas, aga mina tahan minna selle maailma vooluga kaasa. Et kristlaseks olemine paljuski on niisugune vastuvoolu ujumine selle maailma mõtteviiside ja kommetega ja väärtushinnangutega. Eks ole, aga see on asi, millega tuleb arvestada ja seda juba evangeelium hoiatab, et see nii läheb ja et kristlasi Jeesuse jüngreid, nii nagu meie õpetajad ei mõistetud ega armastatud, nii ka meid tema jüngreid. Kui me oleme väga populaarsed, siis on midagi väga valesti. Et kui me ikkagi elame seda kristlaseks olemist nii-öelda tões ja vaimus välja, siis see ei tee meid populaarseks, sest see esitab väljakutse neile, kes näevad, kuidas me elame. Nad saavad paistlikult aru, et meil on midagi teistsugust ja meis on midagi teistsugust kui see, mis on neil. Ja esitab väljakutse neile, nii nagu meie oleme pidanud otsustama jätta maha selle maailma kombed ja kuradile vastu astuda ja Jumalale elada, eks ole, tegelikult nagu kogu elu pea pealt jalgade peale keerata, eks ole. Nii see ka neile, kes meie läbi näevad seda uut olemisviisi ja väga paljud ei taha seda teha muidugi. Ja kristlaste tagakiusamine just sellepärast, et tuntakse olevat see nii-öelda ohustavat harjumuspärast olemisviisi ja mõtteviisi. See on täiesti tavapärane. Tänapäeval ka kristlased on maailmas kõige tagakiusatum inimgrupp üleüldse ja nii see on ammustest aegadest peale. Et see, et siin Eestis meil on hea rahulik olla, see muidugi on tänuväärne ja tore, aga samas me peame teadma, et meie õed ja vennad väga mitmel pool maailmas on igapäevaselt ohustatud oma usu pärast ja iga päev sureb palju kristlasi sellepärast, et nad on kristlased. Eks ole, ja nad keelduvad oma usku salgamast. Nii et see on midagi, mis võib ka meie omal kunagi jälle tagasi tulla, nii nagu see oli siin ka Nõukogude ajal ja nagu seda on ajaloos mitmel pool olnud. Ja püha vaim on siis kiriku mootoriks ja mis siis viib asja edasi ja hoiab seda käimas. Püha vaim annab igaühele erinevad anded. Eks ole, me räägime palju andekatest inimestest. On hea, kui me mõtleme korraks ka vahepeal, et mida see sõna tähendab, eks ole. Anne või and, see on ju kingitas, eks ole, keegi on meile kinkinud midagi. Räägitakse ka talentidest, eks ole, oli vahepeal suur kampaania talendid koju. Talent oli muistne rahaühik, mida Jeesus kasutas oma tähendamissõnades, eks ole, sest tolleaegsed inimesed teadsid kõik, millest jutt käib. Samamoodi kui Jeesus täna räägiks neid tähendamissõnad, võib-olla räägiks eurodest, eks ole, et ühele sulasele anti nii mitu eurot, teisele naa palju ja siis me võib-olla räägiksime ka eurokatest inimestest. Eks ole, et ei tohi oma eurosid maha matta, vaid tuleb neid kasutada. Nii et püha vaim on see, kes annab igaühele omad anded, omad talendid või omad eurod. Selleks, et me neid arendaksime ja kasutaksime ühiseks hüvanguks. Ja siin nüüd tuleb ka mängu see, eks ole, et me usume pühasse vaimusse ja püha kristliku kiriku. Kirik on väga otseselt seotud, et on püha vaimu tööriist. See on see inimeste kogu, kelle püha vaim kokku kutsub maailmast välja Jumala pühaks rahvaks. Et sõna kirik muidugi meie argikeeles ta viitab ka kirikuhoonele. Aga enne kõike ta tähistab seda Jumala rahvast,
ja ta tulebki sõnast Kyrios ehk siis issand, see issanda rahvas, kelle püha vaim on kokku kogunud või kutsunud. Eks ole, sõna kogudus ka viitab sellele, et on kokku kogutud, kusagilt maailmast välja kutsutud. Ilmselt, et Jumal on esitanud meile väljakutse ja me oleme selle vastu võtnud ja tulnud, saanud tema rahva liikmeiks. Ja selles kirikus jah, igaühel on omad anded. Et ei ole niimoodi, et keegi on ainult pealtvaataja või ainult saaja. Et kiriku kohta on piiblis mitmeid võrdpilte ja kasutatakse, et seda asja mõista, räägitakse kirikust kui Kristuse ihust. Apostel Paulus palju rõhutab seda, et ihus on igal liikmel oma ülesanne. Ja mõni liige, näiteks pea tundub olevat nagu silmapaistvam ja kuidagi aulisem ja mõni teine ihuliige on jällegi nagu vähe autum ja võib-olla tema peale ei taheta väga palju mõelda, et tema ka olemas on ja oluline, aga tegelikult üks ei saaks ilma teiseta. Et peast poleks mingit kasu, kui tagumikku ei oleks ja vastupidi ka. Et kõik lihuliikmed on tähtsad ja neil on omad ülesanded. Samamoodi kirikus igal inimesel, kes on ristimises sinna liidetud, on oma osa terviku moodustamisel. Igaüks meist saab panustada oma annetega ja igaühe meie vastutus mõnes mõttes on see, et me püüame aru saada, et millised on need anded, mis meile on antud Jumala poolt, et me sellega sellesse ühisesse tervikusse panustaksime. Või teine pilt, mida kasutatakse, on kirik kui Jumala perekond. Perekonnas ka ei ole nii, et ainult, muidugi mõnes perekonnas on ka, et ainult vanemad hoolitsevad, et kõik asjad oleks korras ja toit oleks laual ja lastel kõhud täis ja juuksed kammitud. Aga normaalses perekonnas ikkagi kõik panustavad, ka lapsed ja suured ja noored ja vanad ja kõik. Igaühel on midagi, millega ta siis pere ühise toimimise heaks panustab. Nii et kirikus jah, me keegi ei ole lihtsalt kliendid või saajad. Et kui me oleme ristitud, kui me oleme saanud koguduse liikmeks, siis see ongi meie kodu, siis see ongi see ihu, mille liikmed me oleme ja mitte ainult see kohapealne kogudus siin Põlvas, vaid tegelikult Jumala rahvas üle maailma. Ja mitte ainult need, kes meiega praegu koos elavad, meie kaasaegsed, vaid tegelikult kõik kristlased, kes on elanud varem ja need, kes tulevad pärast meid, me oleme nende kõigiga seesama perekond või seesama ihu. Ja see on jällegi asi, millele tasub mõtiskleda, et kuidas see on, et me igaüks oleme oluline osa selles ihus. Jumal on niimoodi seadnud tõesti, et me kõik vajame üksteist. Ja ta toimibki selle kaudu, et annab ühele ühe anni, teisele teise, selleks, et me inimestena ei saaks keegi ilma teisteta hakkama. Me kõik alati vajaksime teisi ja samas me kõik oleksime ka ise vajalikud teistele. Ja sellisena on meie elud tähendusrikkad ja kooskõlas selle meie inimliku loomusega, niisugusena, nagu Jumal meid on kavandanud ja loonud. Et see soov olla vajalik ja elada tähendusrikast elu, see on ilmselt osa sellest, mida juba piibli loomislugudes räägitakse, et me oleme loodud Jumala näo järgi ja tema sarnaseks. Nii nagu Jumal loob ja teeb asju, mis on olulised ja tähendusrikkad, nii on see ka meiega. Ja samamoodi siis ka jumalateenistuste puhul me tuleme muidugi selle juurde ka hiljem tagasi, aga jumalateenistustel ka ei ole niimoodi, et keegi tuleb lihtsalt kuulama või vaatama. Vähemasti mitte ei peaks olema niimoodi kristlaste hulgas. Muidugi võib olla inimesi, kes tulevad väljaspoolt lihtsalt huvilistena, vaatavad, mida need kristlased siis seal oma jumalateenistusel teevad. Ja see on okei, las nad tulevad. Aga kui me oleme ristitud, kui me oleme kristlased ja tuleme kirikusse jumalateenistusele, siis me ka ei tule mitte pealtvaatajatena, vaid me igaüks oleme osalised selle jumalateenistuse pidamisel. Olgu seda siis palvetamise, laulmisega, olgu siis selleks mingite
selgemini nähtavate ülesannete täitmisel, aga me kõik panustame, kas või sellega, et me oleme kohale tulnud, me kujundame seda atmosfääri ja tervikut, mis seal valitseb. Et me midagi saame ja midagi panustame. Ja nüüd kiriku kohta seal usutunnistuses meil ütleme, et tegemist on siis ühe ja püha ja kristliku või Nikaia usutunnistuse järgi ka üleüldise või üleilmse kirikuna. Ehk siis katoolne, katholikos on seal sõna, mis tähendabki kõike hõlmavat. Ehk siis ilmselt on olemas ikkagi ainult üks Kristuse kirik ja kõik, kes on ristitud ja kõik, kes usuvad Kristusesse ja tahavad teda järgida ja tema läbi Jumalaga, isaga lepitatud olla, et kõik moodustavad ühe kiriku. Et meil on ajalooliste traagikate tulemusena on palju nii-öelda väikese algustähega kirikuid siin maailmas. On Rooma katoliku kirik, mitmed õigeusu kirikud ja siis on meil luterlikud kirikud ja anglikani kirikud ja metodisti kirikud ja mis kõik veel. Aga viimselt need kõik moodustavad ühe suure algustähega kiriku, ühe Jumala rahva ja kõik, kes on ristimise ja usu läbi selle liikmeks saanud, on meie vennad ja õed. Nii et ka meie Eesti evangeelne luterlik kirik ikkagi mõistab ennast niisuguse selle ühe ja üleilmse kõike hõlmava kiriku osana. Mitte niimoodi, et meie oleme nüüd need ainukesed, kes on ikka õiged kristlased ja need teised on seal kõik mingid valeusulised ja lähevad kindlasti põrgusse. Muidugi kombeid on erinevaid ja on ka teatud õpetuslikud küsimused, milles me mõnede kristlastega olemegi eri meelt ja arvame, et nad saavad asjadest valesti aru. Aga see ei ole midagi ka enneolematut. Ka perekonnas on tihtipeale niimoodi, et mõned vennad või õed saavadki asjadest valesti aru ja ongi ka eri meelsused asjades, aga see ei tähenda, et nad ei oleks vennad ja õed. Eks ole, või onud ja tädid või mis iganes. Mõni vana onu võib olla väga imelik ja võib-olla me isegi hea meelega tal külas ei käi, aga ta on ikkagi meie sugulane, eks ole. Me teame, et ta kusagil seal ikka on ja kui tal ikkagi abi vaja on, siis me elame talle kaasa ja lähme ikka aitame teda ja vastupidi ka. Nii et see kiriku kõik hõlmavus, see on väga ilus ja oluline, et kui me ka reisime maailmas ringi, siis võime astuda ükskõik kuhu kirikusse sisse ja teada, et siin on tegelikult meie peremaja. Eks ole, siin on meie pereliikmed on ees ootamas. Et lähme sugulaste juurde küll ja mõnikord see väljendub tõesti ka väga ilusal ja praktilisel moel, et oleme siin ka oma noortega käinud valverannakutel ja mõnikord olnud väga imestunud. Näiteks ma mõtlen, üks aasta me Saksamaal otsisime öömaja Heidelbergis seal ühest sealsest luterlikust kogudusest ja kogudus, kus me polnud varem kunagi käinud ja inimesed, kellega polnud kordagi kohtunud ja meile anti kohe seal kiriku võtmed ja anti seal keldrisse elamine ja kohe seal igasugused veed ja mahlad anti meile seal ette ja oli siis juttu, et tooge võtmed siis tagasi, kui te tagasi tulete te seest kodumaa poole, et saate tagasi teil ka ööbida, siis pärast tooge võtmed ära. Ja siis mõtlen meil noored, kellega seal olid mitmed päris imestunud, et kas niimoodi ka saab, et täiesti võõrad inimesed nüüd justkui ja kohe niimoodi võetakse vastu ja antakse öömaja ja hoolitsetakse. Aga vaat selles väga ilusasti väljendub see, et me oleme tegelikult sama isa lapsed ja sama pere liikmed. Või ka selles, et ka see jumalateenistuse niisugune põhikord on küllaltki sarnane vähemasti nii-öelda traditsioonilistes kirikutes üle maailma. Et on küll, õigeusu kirikutes on natuke omamoodi see liturgia rohkem niisugune teatraalsem, võiks öelda, aga lääne kirikutes, kui me võtame siin meie luterlikud kirikud, anglikaanid, katoliiklased, siis see põhistruktuur ja asjad on kõik võrdlemisi sarnased. Nii et sa võid minna ka kuskil Vietnamis või Ameerikas või Saksamaal kirikusse, sa saad aru, mis toimub ja mis nüüd järgneb ja mis mida tähendab. Et seegi on väga ilus ja oluline osa
siis sellest ühe pere liikmeks olemisest. Ja usutunnistus ütleb, et me usume pühade osadust. Ja see ka meenutab meile seda tõesti, et ka see, mis meid ühendab, seesama usk, seesama ristimine, see ühendab meid kõigi aegade kristlastega, nendega ka, kes on juba taevasse võidutsev kirik. Ja kui me tuleme kirikus näiteks armulauale, siis on ka väga tähendusrikas, et paljudes kirikutes see altari esine võre, milles me põlvitame, et armulauda vastu võtta, see on niisugune poolkaar. Ja me võime kujutada, et see teine poolkaar, see on siis see osa, kus on siis need kõik, kes on mujal maailmas, kas siis sel samal hetkel armulaual või kes on kunagi olnud ka meie enda esivanemad või kes kunagi tulevikus saavad olema. Me oleme kõik sellel samal laual ja osaduses üksteisega. Nii et see on siis selline lugu. No ma ei tea, nüüd ma olen tükk aega siin jutustanud, et kas keegi äkki tahab midagi kommenteerida, täpsustada, täiendada. Ikka on nagu arusaadav. Sina juba saad aru, väga hea. No ega küsimusi tõesti ei ole. Okei. No väga hea. Siis on selles mõttes ju tore, et oleme vähemasti samal leheküljel. Aga lähme siis usutunnistusega edasi, et seal on veel mõned toredad asjad, millele tähelepanu pöörata. Et seal öeldakse ka, eks ole, näiteks ikka usutunnistus, pühasse vaimsusest, püha üleilmset ja apostlikku kirikut, ehk siis seda kirikut, mis on apostlitelt alguse saanud ja nende kuulutusest, eks ole. Me usume või tunnistame ühtainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ristimise sakramendi juurde me ka hiljem jõuame. Ja siis apostlikus usutunnistuses ka öeldakse selle kohta siis, et pattude andeks andmist, eks ole, usume, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Et see on ka hästi oluline, et Kristus on kirikule andnud meelevalla vahendada pattude andeks andmist või anda pattusid andeks. See ei ole niimoodi, et me iseendale anname meie patud andeks. Et seda saab teha Jumal, eks ole, anda meile patud andeks. Ja Jumal on selle asja korraldanud jällegi, tuleme tagasi selle juurde, et me kõik vajame üksteist. Kirikus on erinevad ametid ja muuhulgas on seal olemas vaimuliku amet. Eks ole. Ehk siis need on need apostlite ametijärglased, kellele Kristus pärast oma ülestõusmist andis püha vaimu anni pattusid andeks anda või kinnitada inimestele. Eks ole. Ja on siis ütelnud, et nii nagu teie ütlete, nii on. Kui teie annate andeks, siis on need andeks antud. Ja kui te kellelegi nende patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Ja seda meelevalda on siis apostlid andnud edasi oma ametijärglastele kätte peale panemise kaudu neid ametisse seades, ehk siis esimesed piiskopid, see sõna tähendab ülevaatajad, ja piiskopid omakorda siis endale veel abilised presbüterid ehk preestrid ja diaakonid. Nii et vaimuliku amet on kolmeastmeline, on piiskopid, preestrid ja diaakonid. Ja piiskopidel ja preestritel siis on see meelevald anda inimestele pattusid andeks. Seda me tunneme pihisakramendi nime all ja sellest me ilmselt jõuame ka kunagi rääkida. Aga see on jah ütlemata oluline, et kui me oleme milleski tõsiselt patustanud, siis meil on võimalus tulla pihile ja teada, et kui meie pihiisa meile patud andeks annab, siis see ongi niimoodi. Siis ongi ka Kristus meile tema kaudu andeks andnud ja me ei pea olema kahe vahel, et kuidas see on, et vabakogudustes, kus sellist vaimulikku ametit ei ole, kus puudub see apostolik järjepidevus, ehk siis apostlitelt siiamaani kantud see vaimuliku pühitsus, nendel on minu meelest väga raske. Igasugused baptistid ja nelipühilased ja kes meil kõik, et neil on sageli, jääb see niisuguseks emotsionaalseks, et kas ma ikka nüüd tunnen ikka piisavalt suurt kahetsust ja kas ma
ikka palvetan piisavalt siiralt, et Jumal mulle mu patud andeks annaks või kas mul on piisavalt magust tunne südames, et on nüüd kuidagi tunnen, et nüüd on mulle andeks antud või niisugused väga nagu inimesest endast sõltuvad mured on neil seal. Või nagu Johann Voldemar Jansen oma päevikus kirjutab, et mina usun ikka, et unustatud patt on andeks antud patt. Võib-olla, aga mine sa tea, et inimeste vahelistes suhetes ka ikkagi on suur vahe selles, kas mingi probleem unustatakse lihtsalt ära või tehakse nägu, et seda ei ole. Või siis, et see, kelle vastu on eksitud, ütleb, ma annan sulle andeks. See on tohutu suur erinevus. Ja nõnda ka, et see on tohutu võimas asi, kui me tohime tulla pihile ja Jumal meile ütleb pihiisa kaudu, ma annan sulle andeks. Selle asjaga on korras. Ma ei pea, siis ei sõltu see enam minu tublidusest või sellest, kas ma ulun piisavalt palju või mitte, vaid ma tean, et see asi ongi korras ja mulle on andeks antud. Nii et pihil tasub käia, see on väga hea asi. Ja me tuleme nende teemade juurde ilmselt ka, kui me sakramentidest veel räägime. No vot, aga ihu üles tõusmisest ja igavesest elust me tegelikult oleme juba rääkinud. Ma mõtlen, et siin oleks niisugune loogiline koht, kuhu tõmmata joon vahele, et me oleme usutunnistusega jõudnud hakkama saada. Oleme rääkinud kõigest 3 põhiplokist, eks ole, Jumalast Isast, Jumalast Pojast ehk Jeesusest Kristusest, Jumalast Pühast Vaimust ja tema tööst ning tegemistest. Ja järgmisel korral võiksime siis siit minna edasi juba järgmise suurema plokiga ja rääkida siis kristlikust elust ja ennekõike siis võttes näiteks aluseks 10 käsku ja vaadata siis nende tähendust ja võimalikke järelmeid meile igapäevases elus. Kas see tundub olevat plaan? Jaa, tundub küll jah. Okei. Kuule, aga siis nii teeme. Ma joon oma kohvi nüüd ära, mis on jaatunud juba ja te nautige ka ilusat päeva. Toomas, minul tekkis üks küsimus. Küsi. Et kas Põlvas on ka pihtimisvõimalused ja mismoodi need toimivad? Jaa, on ikka pihtimisvõimalus olemas. Et selleks tuleb lihtsalt kas minu või Jaaguga aeg kokku leppida ja siis vaatame, et kus seda siis toimetada. Et meil eraldi pihitooli jah ei ole siin, nagu mõnedes kirikutes on, et meil enamasti me toimetame seda kas siis kirikus altari ees või siis seal üleval minu kabinetis, mõnikord käärkambris. Üldiselt põhimõtteliselt on see, et peab olema niisugune koht, kus keegi pealt ei kuule, eks ju. Niisugune privaatne asi, jah. Hästi. Aitäh. Palun.